Eile mul oli kohtumine ühe inimesega, keda ma ei olnud ammu näinud. Ja hakkasime siis otsima kalendrist aega, et millal siis võiksime kokku saada. Ja vaatasime, detsembris on nii tihe, et siis on vaja kõik need tulemused ära teha ja siis on juba jõulupeod, kuhu peab minema kohale ja need jõulupidusid on mitu ja siis saimegi nagu selle aja kokku jaanuari lõppu. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas see siis niimoodi on nüüd, et tegelikult tahaks nende inimestega ju kohtuda, nad tunduvad nagu olulised, aga siis on kogu seda muud virvarri nii palju, et tegelikult ei suuda seda aega leida. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla enda jaoks ongi raske aega leida. Ja see fookuse seadmine, olgugi, et me tuleme nagu kõigega väga hästi toime, ei olegi kõige paremal tasemel. Ja sellega seoses ongi juhtidel aeg-ajalt hea, kui teil on kellegagi rääkida. Et on keegi, kellega tulla kokku, vahetada mõtteid, põrgatada, keegi, kes aitab fookust teada. See keegi saab olla mentor. Et see ongi üks juht mõnest teisest ettevõttest, kes on läbinud siis mentorkoolituse, kes oskab küsimusi küsida, aga ta ei anna hinnanguid. Ja nõnda siis, kui sa saad selle mentoriga kokku näiteks 1 kord kuus, võib-olla natuke tihedamalt, sa hakkad õppima seda aega võtma. Seda aega natuke maha võtma, fookust seadma, vaatad ennast, vaatad enda ümber ja saadki kuidagi asjadest paremini aru. Veebruaris algab meil kaasava juhtimise mentorlusprogramm, kus on ühel grupil juhtidest võimalik endale mentor saada.